kõigile, minu nimi on Birgit Kool, kui sa oled esimest korda siin kanalil. Kui aga oled eelnevalt siin olnud, siis sa ilmselt oled juba kursis minu tegemistega. Sellist videot ma pole juba pikemat aega teinud, kus ma räägin teiega. Ja ma tahtsin teiega istuda maha. Ma istun küll laual praegult, enda toa laual. Aga tahtsin istuda maha ja rääkida, kuidas see aasta on muutnud minu elu ja üleüldiselt minu elustiili, minu emotsioone ja üleüldiselt kõike põhimõtteliselt. Ma olen kirjutanud telefoni ülesse 10 asja, tegelikult seal on 11 asja, mis on muutunud see aasta ja mis punktid nii-öelda on viinud minu elustiili paremuse poole ja mida ma soovitaks ka teile. Ma ei ütleks, et need kõik punktid sobivad igale inimesele, aga mind on need aidanud ja praegugi ma kasutan neid. Mõnda rohkem või vähem, aga samuti ikka kasutan. Alustades esimesest punktist, siis käia trennis. Kui sa oled minu blogi lugeja, siis sa ilmselt tead, et viimased selle aasta jooksul umbes 8 kuud olen käinud trennis igal nädalal 3 korda ja see on kuidagi aidanud mind väga palju emotsionaalselt niimoodi, et kui ma lähen trenni, mul on mingi mure või mingi probleem, siis trenn nagu pühib selle mure ära või siis annab mulle lahenduse, et kuidas seda lahendada. Ja tihtipeale on niimoodi olnud, et trennist tulles, kui trenni lähen, siis on nagu mökk, et põhimõtteliselt ei ole naeratus suul ja kui tulen trennist ära, siis ma tunnen nii palju kergendust, ma tunnen naeratust enda suul ja see on hästi palju aidanud. Muidugi on väga raske trennis hakata käima, ehk siis igale inimesele sobib erinevad trennid, on see ujumine, jooga, mis iganes sulle sobib, aga kindlasti miski variant kuskil on sulle. Samuti trenniga, mis on kaasa tulnud, on tervislik toitumine. Ma ütlen nüüd, et ma olen täiesti tervislik toitumine. Ma mõtlen seda niimoodi, et kuidas ma ütlen nüüd? Ma olen väga palju nutellat söönud põhimõtteliselt, aga sellegi poolest ma söön hommikust, ma söön lõunat, ma söön õhtust, tervislikult juurviljadega, ise tehtud, ei ole mingid külmutatud pitsasi ja niimoodi. Okei, väga harva, aga põhimõtteliselt vahepeal on shit days'e ka on ju. Aga põhimõtteliselt tervislik toitumine aitab väga palju kaasa. Üks pisikene märkus, mis ma olen tähele pannud, on see, et pane õhtul valmis endale kas veepudel või klaas vett voodi kõrvale, et kui hommikul ärkad, siis on kohe värske, põhimõtteliselt vesi, joob kohe vett peale ja see kuidagi, ma ei tea, äratab midagi ellu. Vähemalt minul on niimoodi, aga üks niisugune väike punktike. Järgmine punkt on midagi väga uut minu jaoks. Põhimõtteliselt ma viimaste nädalate jooksul, või tegelikult viimase nädala jooksul olen avastanud meditatsiooni endale. See on, kui päris aus olla nüüd, ma olen teinud seda ainult 3 päeva. Täna on 4. päev. Ja muidugi ma ei saa öelda, et vau, see on nagu elumuutev asi või midagi niimoodi, aga samas ma näen mingit efekti seal. Nagu näiteks eile ma ärkasin üles suure peavaluga. Ma olin terve päev, mul pea valutas ning õhtul umbes 8 aeg või niimoodi, mis iganes, tegin ühe sessiooni nii-öelda. Ja ühel hetkel nagu see on 10 minutit on iga päev ja ühel hetkel nagu selle ajal ma tundsin, et kuidas peavalu läheb ära nagu, et ma okei nagu põhimõtteliselt, aga ma ei tea, see oli üks näide näiteks. Esimesel päeval muidugi oli niimoodi, et istusin põhimõtteliselt seal, mõtlesin, mida ma teen praegu, et nagu, it's so wrong, nagu lihtsalt istud ja vaat, kui sa oled see meditatsiooni teinud, siis sa saad aru, millest ma räägin. Aga põhimõtteliselt ma mõtlesin proovida ja vaadata, kuidas selle efekt on. Või igal inimesel on erinev ja kui sa veel pole seda teinud, siis võid ära proovida ja vaadata, kuidas sinule see toimib. Kuna ma pole kunagi seda teinud, siis on mul muidugi abivahendit vaja. Ja selleks on Headspace äpp. Ja 10 esimesest sessiooni on tasuta, 10 päeva järjest teed seda ja ma ausalt öeldes ei tea, kuidas see on peale esimest 10 päeva.
aga vähemalt on see abivahend sulle 10 minutit iga päev ja aitab äkki ka sind. Okei, järgmine punkt on küll lihtne öelda, aga raske teha, kuna rasketel perioodidel sa näed ainult negatiivseid asju ja ei oska rõõmu tunda pisikestest asjadest, mis sinu ümber toimub. Ja see punkt ongi, et tunne rõõmu pisikestest asjadest, mis teevad sind õnnelikuks. Minu jaoks on nagu näiteks see. Mul on sõltuvus kaneelirullidele ja mu töökaaslane teab seda ning kui mul oli tujud väga halb ja ma teadsin, et ma ei tohiks süüa seda, sest ma siiski proovin vormis hoida ennast, siis ma võtsin ja nagu nautisin. Ja see viitab ka järgmisele punktile, ehk siis luba endale vahepeal midagi, mida sa pole endale lubanud väga palju või siis üleüldse. Ehk siis näiteks ongi see. Come on. Who cares? Selle asja all võib olla muidugi mingi toit või Nutella või mis iganes, aga selle asja all võib olla ka näiteks mingi riidese või siis kinopiletid või mis iganes, et kui see on see, mis sinu töö tõstab või toob sind välja halbadest emotsioonidest, siis miks ka mitte. Järgmine asi on natukene ka pisikene, aga sellegipoolest võib-olla mõnele teile toob midagi särtsu igapäevaellu ka. Kuna ma olen väga fänn ütlustega, nagu näiteks never give up or all those kind of things, siis ma leidsin sellise Daily Quote äpi, mis siis ütleb, iga päev annab sulle ühe lause nii-öelda, mis motiveerib või inspireerib või natuke tõuke või mingi säragi vaat. Nii et tänase päeva ütlus on Every artist was first an amateur. See on Daily Quote äpp ning iga päev annab sulle notificationi uutest ütlustest. Järgmine punkt on ka mind juba nad suhteliselt viimase kuu jooksul nii-öelda jälginud, et see kuu on kuidagi hästi palju muutunud minu elus vist. Aga ühesõnaga või siis maga sama kaua iga päev ja selleks iPhone'is vähemalt, ma ei tea, kuidas on Androidis, aga iPhone'is saab panna bedtime tingi. Here we are staring at these blank pages. Põhimõtteliselt sa ütled, et 8 tundi iga päev ja sa tead, mis kell sa pead üles ärkama ja see näitab ka, mis kell sa siis voodisse pead minema. Ja näiteks 30 minutit enne seda annab sulle teate, et hola, aega voodisse minna põhimõtteliselt. Et minu jaoks on see super ja mulle tõesti meeldib millegipärast see. Nii et jaa, mul on hea meel, et see video on eesti keeles, ehk siis minu ingliskeelsed inimesed minu ümber ei saa aru sellest. Aga põhimõtteliselt ignoreeri tobedaid inimesi su ümber. Ma pean igapäevaselt ühega tegelema ja uskuge mind, see on väga kurnav ja emotsionaalselt väga raske ja üks põhjuseid, miks minu emotsioonid on hetkel nii nagu põhimõtteliselt sa vajutad ja ma plahvatan põhimõtteliselt. Aga jah, et ignoreeri neid või siis kõige parem ongi ignoreeri neid. Viimane punkt, mis on mul listis, on see, et tundke rõõmu inimestest, kes teie ümber on ja rääkige nendega, seepärast et kõike ei tasu hoida enda sees. Saage mured välja ja usaldage nende inimestele, sest tihtipeale neil on häid soovitusi teile ja tasub kuulda neid inimesi ka. Ja quality first than quantity. Pole vahet, kui palju sõpru sul ümberringi on, kui sul ei ole seda kvaliteeti, mille toel seista nii-öelda. Selline on siis video tänaseks. Mul on veel plaanis või tähendab, kui te soovite, siis ma võin teha enda trenni
journey video, ka samuti eesti keeles, öeldes, kus ma alustasin, mis motiveeris mind, mis endiselt motiveerib mind ja mis tõukas mind edasi tegema trenni peale 2 kuus pausi. Ehk siis, kui see meeldib selline peatükk või selline video, siis thumbs up või anna kommentaarides teada ning ma olen varsti tagasi uue videoga. Aga jaa, kui sulle meeldis see video, siis ja näeb teil uutel nädalatel ja subscribe. Aga tšauki!